Mul endalgi kogemus selle koha pealt olemas, kui ma kartsin teiste hinnanguid, kui ma ei osanud mitte kuskilt, mitte midagi kuskilt pihta alustada, pihta hakata. Kallis kuulaja, alustab saade Hakkame tegutsema. Saade inimestele, keda huvitab ettevõtlus, eneseareng või lihtsalt soovid kuulata põnevaid lugusid. Räägime Eesti ettevõtjatega, aktiivsete tegelastega, kellest võib tavaliselt väga palju ei kuule. Mina olen Indrek Põldvee ja tänud, et oled minuga. Head kuulajad, et enne kui tänase loo juurde läheme, annan ma teada, et ma hakkasin koostööd tegema Edu Akadeemiaga. Et ma olen päris mitu korda kuulnud juba inimeste käest, et nad tahavad rohkem ettevõtlikumaks hakata või ise oma ettevõtte teha, aga nad ei tea, kus alustada ja kuidas. Ja paljudel on tõesti hirmud, mis on täiesti normaalne. Ja sellepärast teebki Edu Akadeemia 27 ja 28 oktoobril Nordea kontserdi majas Wealth Forum Women. Et sinna tuleb kokku 1000 naist, et luua võimas energia ja saada ideid ja inspiratsiooni, aga samuti on see ka nagu suurepärane koht, kus networkingut teha ja endale rohkem sarnaseid mõttekaaslasi leida ja kes teab, mingi mastermind grupid teha või mis iganes, et teil mõtted seal tuleb. Et see on nagu üks suuremaid asju. Tervitused kõigile! Äärmiselt mõnus on teid kõiki jälle tervitada ja suured tänud, et te olete selle aja võtnud ja otsustanud järgmine lugu kuulata. Et alustan jälle tavalise teadaannetega, et käige ja vaadake meie kodulehte ja Facebookis kindlasti, et jagage Facebookis saateid ja kommenteerige, et teil põnevad auhinnad lähevad loosi. Ja samuti oleme ka YouTube'is nüüd nähtavad, kõik me saated paneme YouTube üles ja Instagramis on mõni pilt ja need, et suured tänud minu kolleegidele, kes mind aitavad sellega kõigega. See on suurepärane, fantastiline, aitäh, et olemas olete. Ja lähme siis tänase loo juurde ja täna on meil külas naisterahvas nimega Jana Lukovnikova. Ma väga vabandan, kui perekonna nimi läks valesti. Et Jana on oma lühikese eluga suutnud väga pika ja keerulise ja põneva ja uskumatu teekonna läbi käia, et küll on ta olnud kõrgetel positsioonidel ja samuti ka sõltuvuses väga paljudest erinevatest ainetest ja pidutsenud ja teinud igasuguseid hullumeelseid asju ja sellest me täna räägimegi, miks ta neid tegi ja kuidas ta neid tegi ja mis sellest kõigest on saanud, et just nagu peale kooli, kui ta hakkas just äärmiselt palju pidutsema ja alkoholi tarbima ja kõike muid asju, et ma arvan, et see on äärmiselt tänuväärne, et ta üldse siia saatesse tuli ja üldse rääkis ja julges rääkida sellest, sest ma kujutan ette, et see on väga keeruline asi ja väga ka raske asi, millest rääkida, et suured tänud talle ja ma arvan, et see on ka äärmiselt oluline, et sellest räägitakse, sest see on raske teema ja millest väga palju võib-olla ei räägita või siis ei tehta nagu välja või et me ei oska seda mitte kunagi teada, mis inimeste taga käib. Ja see on minu jaoks oli see hästi silmi avav saade või lugu. Et kõigile tänu ja loomulikult kirjutage, kui teil mõtteid on indrek@hakkametegutsema.ee. Käige kodulehel, jagage, share'ige, kirjutage, joonistage, kui soovite. Ja andke teada, kuidas teile see saade meeldis või mis mõtteid tekitas. Ja ega midagi, läheme tänase loo juurde. Aitäh teile kõigile. Nii, tere Jana. Tere Indrek. Räägi, millega sa tegeled? Täna tegelen põhiliselt investeeringutega. Olen investor, olen ettevõtja, toimetan ka tervisealal. Okei. Räägi mulle, kuidas sa oled selle teekonna endale üldse valikud tegeleda investeerimisega ja investor olla? Et miks just valikud? Rahaga kokkupuuteid on mul olnud päris mitmeid, päris huvitavaid ja üldse arvestades, ütleme, et selliseid kogemusi, millise kadalippu ma olen läbinud elus, et täna ma pean oluliseks just eelkõige sellist väärtuse loomist ja läbi sellega siis nii-öelda raha loomist, mitte just teenimist, et läbi raske tööga tuleb raha teenida, nii nagu võib-olla enamikele on siis maast madalast õpetatud, vaid just, et
läbi iseenda annete, läbi oskuste, targalt raha kasvatades, raha luues. Aga kuidas inimesed saab investorid? Kas see on see, et keegi jättis mulle palju raha ja nüüd ma seda siis niimoodi ma hakkangi investoriks või sa investeerid teiste raha või kuidas see teekond üldse jõudis sinu sinna? Põhiliselt on minuni investeerimisteekond jõudnud ikkagi affiliate marketingi, ehk siis soovitusturunduse kaudu, et seal ma siis avastasin nii-öelda sellised võimalused, mida siis tänapäevane selline uuem mudel meile pakub. Ja see on hästi levinud ja ilmtingimata ei pea olema sellist pärandust saanud või suuremaid summasid, et mina olen tegelikult täiesti miinustest alustanud, täitsa nullist, enda elu hakanud üles ehitama ja kus tahe seal tee. Et võib nii-öelda, kui inimesel on see tahe, natukenegi seda lootust või tahet, et siis tulevad õiged inimesed, õiged suhted, õiged ettepanekud, võimalused lihtsalt tulevad teele. Aga ma küsin korra seda, et minul on kohe nagu silm pilme, et kui ma mõtlen, et keegi on investor, et siis on arvatavasti mingid miljonid eurod või 100 miljonid eurod seal taga, et ma arvan, ma vist eksin, et ma olen hakanud aru saama, et tegelikult, et investor olla, tegelikult sul võib olla isegi 100 eurot ja sa võid ennast investoriks kutsuda. Jaa, absoluutselt. Ja väga paljud nii ka teevadki, sellepärast, et inimesed aina enam hakkavad teadlikumaks saama, et neil ongi võimalus, peaaegu nullist alustada, et ongi väikesed summad, mis neil on siis võimalik investeerida. Tänapäeval on hästi-hästi tulus võimalus investeerida krüptorahasse, millega ma siis igapäevaselt tegelen. Ja seal ongi, et seal võivad inimesed kasu lõigata mitu tuhat protsenti tegelikult väga lühikeste perioodide jooksul. Et inimesed üha enam on hakanud avastama selliseid võimalusi. Aga samas kaua sul läks aeg, et üldse krüptorahat nagu õppida, sellepärast, et ma ise olen ka nagu hakanud huvitama, krüptoraha on tulnud, aga samas ma olen ka aru saanud, et seal on nagu väga palju pettusi. Et sa pead ikkagi teadma, mis sa teed, et seal on väga kiiret võimalik teenida, aga samas on jälle võimalik hästi kiiresti kaotada. Jaa, absoluutselt, et see ongi tegelikult mäng ja inimene peabki teadvustama, et iga investeering on risk ja et ütleme, kui isegi nüüd soovitusturunduselementi kasutada, siis ega ma ei müü enda sisetunnet. Ütleme niimoodi, et kui on tegemist projektiga, mille kohta ma olen põhjalikult uurinud, mul on see info olemas, siis inimesele endal alati peaks tekkima see enda sisetunne, see enda usk või enda see ettenägelikkus, selle suurema pildi nägemine, et ta teab, kuhu ta raha paigutab, ta võiks arvestada sellega, et see on risk, ta võib selle kaotada, aga samas ta võib ka võita. Ja just nimelt, et tal endal tekiks see tunne, mitte see, et ta ehitab kellegi teise sisetunde põhjal endale selle vundamendi nii-öelda üles ja siis elab selle pealt. Ja kui see nii-öelda ühel hetkel alt ära tõmmatakse, siis kukub kogu tema maailm kokku. Et just nimelt julgustada inimesi avastama endas need õiged ja valed, mis on tema jaoks õige, mis on vale. Ega kõikidele täna ei sobigi krüptoraha, kuigi mina täna julgen kindlalt väita, et krüptoraha on tulevik. Me kõik hakkame maksma krüptorahas, varem või hiljem toimub see. Pangakaardid kaovad, see kõik on lihtsalt selline üha enam suurema pildi nägemine, aga rahvas hakkab seda üha enam omaks võtma ja lihtsalt, et inimesel iseendal tekiks see õige tunne selle koha pealt. Mitte tunne, mis baseerub hirmul ja sellisel tohutul puudusteadusel, et äkki ma jään ilma, vaid see, et ma julgen riskida, ma julgen panustada, sest kes ei proovi see, tal ei tulegi muutused ellu. Ja väga paljudel inimestel on täna rahaprobleemid, ütleme võib-olla väga paljud ei tunnista seda, väga paljud vaatavad poes hindu, vaatavad soodushindu, haaravad selle järele, mis on odavam, mitte selle järele, mida nad tahaksid. Restoranis käies inimene valib selle odavama toidu, mitte just selle tõttu, et siis ta hoiab kokku, ta ei vali seda, mida ta päriselt tahaks. Aga mis elu see on? Et me peaksimegi just nimelt elama oma võimete kohaselt, loomulikult mitte laristades, aga just, et kui on midagi toitu või ütleme midagi tarvis osta, siis me ei vali soodushinna järgi, kui see asi maksab võib-olla mõni sent on odavam. Et tegelikult raha ju alati on,
ütleme, rahakotis ka mõni sent on ju raha, et kogu aeg on raha. Aga inimestel on see puudusteadvus nii jõudsalt kuidagi teadvuses olnud. Pigem on see ka, ma tean seda, et see on mul endal ka kasvatuses olnud pigem, et vanemad räägivad, rahast ei räägita ja raha ei küsita, palju sa teenid või midagi siukest, et tegelikult kui sellest nagu üle olla, et saada teada, et tegelikult raha on lihtsalt üks vahend, täpselt nagu auto, täpselt nagu korter, mis iganes, et ta on lihtsalt vahend, et jah, meil on seda iga päev vaja ja ilma selleta on raske hakkama saada, aga samas, kui sa võtad selle, et on lihtsalt vahend ja sa saadki sellest üle, siis sul on palju lihtsam sellega toimetada ja palju lihtsam sellest ka rääkida ja panna nagu mõelda nagu, kuidas ma ütlen, nagu suuremalt, et kuidas nad saada ja nii ongi. Jaa, just, et raha on ka minu jaoks vahend ja just sedasi, et me ei peaks laskma rahal ennast kontrollida, vaid et meie kontrollime raha. On hästi palju, ongi lapsepõlvast kaasa tulnud neid mustreid, nagu mullegi on öeldud, korrutatud, et raha tuleb teenida, mitte kellelegi meist ei meeldi tööl käia, aga raha tuleb teenida selleks, et elada. Mina eeldan seda, et me võiksimegi raha teha, aga just läbi enda annete, et mis meis on, ütleme, sellist erilist, mida me oskame hästi teha, luues väärtust maailma ja siis tuleb alati ka see raha, et tegelikult me ei jää mitte kunagi mitte millestki ilma. Aga nüüd on see küsimus, kuidas sa leiad enda sees selle, et mida sa teha oskad või niimoodi, et selle mõttes, et ma olen põhimõtteliselt siiamaani otsin veel, et mis asi see on, et mida ma nagu teha otsin, mis on, et see on minu arust üks raskemaid asju, et kuidas ma leian selle ande või mis ma nagu teen. Sina oled näiteks väga hästi pihta hakanud, sina oled alustanud oma saadetega, aga ütleme inimeste puhul just, et kust leida see julgus või leida just see selline alustuskoht, et kuidas siis neid andeid, ütleme, oma ellu rakendada. Mida ma pean silmas selle väärtuse loomise all ongi see, et inimene võiks hakata midagi tegema, mida ta on märganud endas, et mida ta teha oskab, ja tänapäeval sotsiaalmeedia on ideaalne turundusvahend, siin on kõike võimalik tasuta teha ja et inimene siis enda ajast, isegi kui ta käib päevaselt tööl, aga lihtsalt ütleme oma vabast ajast hakkaks mingisugust väärtust looma, kas hakkaks mingit infot jagama, kirjutaks millegi kohta, jagaks infot, sealt juba tekib see tänutunne taha ja see tänutunne loob midagi enamat sellele inimesele, kes on siis väärtust loonud. Ja tänutunne on üleüldse hea tunne. Mida enam tänulikud me oleme, seda enam on meil teemasid ja asju, mille eest tänulik olla. Et see kõik on, ma olen täitsa nõu sellega ja see kõik nagu ringratas, et see tuleb kõik tagasi peale. Lihtsalt ongi see, et tuleb leida, mis asi see on ja mis väärtus ma luua saan. Jaa, et küsidagi kas või endalt mõttes, mina olen hästi palju tegelikult endaga nii-öelda isekeskis arutanud, just endalt küsinud, et mis peaks minus muutuma, et ma kuidagi veel vabamalt, ütleme, enda andeid ellu rakendada saaksin, et mul seda julgust tuleks, julgust oleks, et inimesed, et kas või mingeid postitusi teha, väikseid videoid, enda teadmisi jagada millegi koha pealt, see on ju täiesti tavaline hobi, mis enam juhul kasvabki tööks, et kust on alustanud, mis iganes kirjanikud või nad on ju alustanudki, me kõik oleme tegelikult kuskilt nullist alustanud, mõned miinustest. Täpselt, aga vaat see ongi see, et kuidas sa nagu inimestele küsid, kuidas nagu julgused, kus nad leiavad, ma ei julge avaldada, kes see, et ma hoian ennast tagasi, et ma postitan selle, et mis siis, kui see ei meeldi inimestele või mis siis, kui nad siukest asja arvad, et ma arvan, et see on siuke eestlaste siuke sise see, et kõik nagu mõtlevad, et mis siis, kui teistele ei meeldi ja miks ma seda miks siis mina pean seda tegema, midagi siukest, et kuidas nagu mõtled või sellest, kuidas sa ise nagu üle oled sellest ja kuidas teised saaksid olla. Ja, et kui ütleme iseendasse väärtus avastada, siis tegelikult nii palju seda teiste hinnanguid jookseb lihtsalt mööda külgi alla, et siis ei lähe nii palju korda, et kui me iseennast väärtustame, kui jääda iseendale kindlaks, et ma tean, ma oskan seda, tõesti, et võib olla päris keeruline, kui tuleb lademetes teiste hinnanguid, kommentaare. Mul endalgi kogemus selle koha pealt olemas, kui ma kartsin teiste hinnanguid, kui ma ei osanud mitte kuskilt, mitte midagi kuskilt pihta alustada, pihta hakata. Olin oma eluga täiesti ummikus ja siis tuligi mul kuskilt alustada, sellepärast, et väga paljudel on nii, et enne nad tõesti
kas siis peavad või tuleb neil siis mõne koha pealt täitsa põhjas ära käia, selleks, et nad aru hakkaksid saama, selleks, et nad mõistaksid, et midagi peab neis endis muutuma, kui nad tahavad ütleme uut rikastavamat elu. Seda nii ütleme sellises teadlikkuse plaanis kui ka sõna otseses mõttes rahalises plaanis, sest et ega raha ju ei ole paha ja ütleme nii nagu siin osad ringkonnad on ka, ütleme, tabuks pidanud, et mis mõttes raha ei ole oluline, et ütleme, teadlikkus on parem ja õigem, aga raha on tarvis ja raha on väga oluline siin maailmas eksisteerimiseks. Enamikele meist meeldib hästi elada, ilusas kodus, korralikud riided, toit laual, see on täiesti normaalne. Ja ka mina olen raha tegelikult tabuks teinud, aga see, ütleme, selline see minu minevikulugu ja need kogemused ja ütleme, see kadalipp, mida ma siis nii-öelda kogenud olen, pehmelt öeldes, et see on teinud mind tänaseks sellise inimese, kes ma täna olen ja sellise teadlikkusega. Ja mul on tunne, et see, kes sa täna oled, see ei ole just kõige lihtsam nagu kadalipp olnud, et see on päris kaua aega võtnud. Jah, see võttis aastaid. Siinkohal räägiksingi võib-olla siis enda taustast veidi. See lugu on tegelikult iseenesest hästi pikk ja veniv, aga just, et ütleme sellist kokkuvõtlikult seda kokku panna. Noorena kuidagi hästi kartsin olla erinev, et ma tahtsin teistega samastuda, kuidagi tahtsin ka sinna massi sulanduda ja kuidagi ja mul ei olnud palju sõpru. Ja selleks, et siis nii-öelda, kui mul hakkas selline, ütleme, nooruse perioodi, seal kuskil 13. eluaasta juures, leidsime endale siis nii-öelda uued sõbrad ja tuttavad ja kohe selle pidude seltskond ja sellest ajast saadik minu nii-öelda selline nihe toimuski see, et ma hakkasingi neid pidusid ootama, sellepärast et seal olid mul ju sõbrad, enne mind keegi ei aktsepteerinud, aga siis ma olin lahe ja niimoodi ta edasi kujunes. Ja seda, mida ma nimetan kadalipuks, siis ongi see, kui ma elasin läbi väga raskeid eluohtlikku situatsioone, just nimelt läbi selle pidutsemise, kuidas ma tegelikult reaalselt põletasin enda elu, kuidas ma reaalselt põletasin enda tervist, kui oluline mul oli tegelikult väljapoole elada, näidata, et minuga on kõik nii hästi, minuga on kõik nii korras, kui ma 18-aastaselt töötasin pangas, õppisin ülikoolis majandust, mulle väga meeldis siis juba rahadega tegeleda, aga see kõik oli nii-öelda väljapoole. Ma ei teinud seda nii-öelda endas seesmisest, tundest või tahtest olenevalt, et ma tegin seda selleks, et näidata kellelegi midagi. See oli pigem sellise ego mustri peale üles ehitatud, et nüüd ma olen keegi, vaadake nüüd mind aktsepteeritakse. Et tõesti, et nüüd ma olen oluline, nüüd ma paistan silma, et enne olin võib-olla nagu hall hiireke. Ja siis tuli, ütleme, rahadega seonduvalt tuli pakkumine välismaale, kuhu ma läksingi siis sõna otseses mõttes raha teenima ja mõned aastad seal sellist päris rasket tööd, tulin Eestisse tagasi ja 1 000 000 krooni. See oli umbes 8 aastat tagasi või 9, nüüdseks juba, ja selle 1 000 000 krooniga tulin Eestisse ja hästi irooniline on see, et ma sain palka eurodes ja ma läksin neid siis kroonideks vahetama Taavidi valuutavahetusse. Täna, kui ma investorina käin seal ja ostan kokku hõbemünte, et investeerida, siis ma tol ajal ei olnud sellist teadlikkust veel tõesti avaldunud, et ma oleksin võinud ju, ütleme, nende, kas või need eurod alles jätta või siis hõbedat kokku osta, aga ei, ma vahetasin need eurod kroonideks, need olid mul ilutsesid ilusti pangakontol, siis ostsin endale uhke auto ja oligi oluline hästi võimas mootor ja alanahk sisu. Et hästi selline väljaspoole elamine. Ja ülejäänu laristasin lihtsalt maha. Väga lühikese aja jooksul. Et täna investorina ma mõtlengi, et kuidas see teadlikkus tegelikult aja jooksul ju kasvabki.
et noh, seda ma peangi silmas selle all, et on võimalus alustada nullist ja isegi kui täna seda teadlikkust või seda ruumi pole, et noh, nii-öelda, et kust nüüd pihta hakata, siis küll see tuleb, et piisab sellest ühest ainsast mõttestki. Minu elu, see laristamine viiski selleni, et ma tarbisin ikkagi väga-väga palju alkoholi ja peod olid ikka väga-väga karmid. Ja selle tagajärjel siis jõudsin ma, noh, mis jõudmiseks seda nimetada nüüd saab, aga langesin ma koomasse. Ja selle koomaseisundi tagajärjel, ma olin 1,5 kuud olin koomas. Kui ma sellest üles ärkasin, oli see selline tunne, nagu see oleks väga lühikene periood olnud. Mul ei olnud mitte kuidagi, noh, ütleme, sellist tunnetki, et vahepeal oleks midagi muutunud. Ja tegelikult see pidutsemine jätkus veel hullemal viisil. Et see oli juba siis see, kuidas see mul hakkas, noh, oli tegelikult ju kujunenud, ütleme, selliseks väga-väga tugevaks sõltuvuseks hommikust õhtuni. Ma ei suutnud hingatagi, kui ma poleks alkoholi saanud. Et see oli hästi-hästi karm. Ma ei suutnud ju kõndida, ma ei suutnud rääkida, ma õppisingi uuesti kõike seda tegema, aga jah, et see ei takistanud mul pidutsemist, nii et ütleme selline arusaamade kohale jõudmine käis mul päris keeruliselt. Aga ma segan vahele, et kuidas alkoholi sõltuseks üldse või nagu üldse nagu sõltuseks nagu sinul nagu see alguse sai, et kas see oli lihtsalt üks õhtu võtsid 1 klaasi ja siis käisid peol ja siis võtsid rohkem ja siis hakkasid hommikul peale, noh, kuidas see nagu protsess nagu üldse nagu välja näeb, sest me kõik oleme siin, kes õhtuti jõuavad töölt koju, võtavad 1 õlle või võtavad klaasi veini või midagi sükest, et see on normaalne, aga kuidas see nagu sinu jaoks see nagu alkoholist nagu välja näeb? No see kujuneski aastate jooksul, et tegelikult kui ma seda juba noorena proovisin ja katsetasin, siis see tundus mulle lihtsalt nii lõbus ja ma ei kujutanud ette ühtegi pidu ilma alkoholita. Ja siis ta läks nädalavahetusest nädalavahetusse, kus ma ootasin neid nädalavahetusi. Siis, kui ma peale välismaal tööl olekut tagasi Eestisse olin jõudnud, mul olid väga head ametikohad. Ma pealtnäha elasin väga-väga ilusat elu, aga tegelikult see, mis minu sees toimus, selline iha või selline sõltuvuslik, et saaks ainult närve rahustada ja saaks ainult lõõgastada, sest ma ju osanud mitte muud moodi, mitte kuidagi moodi seda. Ja siis oligi mõned, kas oligi mõni aeg enne koomasse langemist töötasin ma alkoholi ettevõttes, töötasin müügijuhina. Ja see pani mulle tegelikult ka päris paraja põntsu, kui ma sealt andsingi lahkumisavalduse ja otsustasin, et ma nüüd et raha nagu nii kuidagi on ja sealt algaski tegelikult selline hommikust õhtuni pumeldamine. Et sellised võimalused mul nii-öelda, ütleme, tollel ajal olid, kuidagi moodi ma elatusin ära ja niimoodi ta tegelikult mul aina hullemaks läks. Tervislikud seisundid, tohutud traumad, autoavariid. Et kui ma nüüd 3 aastat tagasi ärkasin viimasest koomast, et neid koomaseisundeid on mul päris mitmeid olnud, et ongi just, ütleme, seal olid muidugi muud ained lisaks alkoholile, et südame seiskumise tagajärjel ja 3 aastat tagasi ärkasin ma siis haiglast nii-öelda sellest kõige karmimast intensiivist ja mul oligi see tunne, et ma olen jälle siin haiglas. Et kuidas see on, et aastaid kestnud ja ma iga mõne aja tagant jälle mingi uue traumaga või siis koomaseisundiga olin haiglas. Aga ma ei mõelnud üldse oma tervise peale, et kuidas see nüüd vastu peab aga tol hetkel, siis kui ma ärkasin, oligi selline ümbritsetud, selline üleni klaasist palat, ma mäletan neid arstide nägusid, kuidas nad seisid lihtsalt, nad vangutasid pead, ma lugesin nende silmist välja seda, et see plikk on jälle siin. Ta ei pääse sellest eluga. Ta on niimoodi oma elu raisanud, niimoodi oma elu põletanud. Kuidas ometi ta aru saaks, et tegelikult siin maailmas on midagi enamat. Ja ma olingi, käed ja jalad olid voodi külge seotud, kanüüle, kael oli täis, nina läbistasid voolikud, käed olid kanüülides, et see oli päris selline kole vaatepilt. Ja siis ma lihtsalt nutsin.
Ja siis ma nutsin üle aastate kõik need pisarad, mida ma olin nutmata jätnud, kõik see hirm ja kõik see viha, mida ma olin alkoholiga alla surunud, kõik see hakkas kuidagi vallanduma. Ja meditsiiniõde tuli, istus minu voodi ääre peale ja ta küsis mu käest, Jana, et kas sa päriselt sellist elu tahadki? Vaatasin, kõrval palatis lebab 16-aastane poiss, kellel emal võttis ära telefoni, et ta ei saaks oma sõpradega siis nii palju suhelda. See poiss mõtles, ma näitan nüüd oma emale ja üritas enesetappu. Ja ta lebab nüüd 2 aastat järjest siin voodis koomas. Et Jana, kas sa sellist elu tahad? Ja siis mul torgatas midagi pähe, et siis mul toimus see nihe, et mis asja, et ma ei soovi oma ülejäänud elu haiglates veeta. Kas tõesti midagi muud on minu jaoks ka võimalik? Midagi enamat. Sest ma olin ju täiesti lootuse kaotanud. Ja see samane meditsiiniõde tõi näitena veel teise näite, kuidas üks patsient, üks meesterahvas oli purjus peaga sigaretiga magama jäänud, pool keha põlenud. Ja loomulikult ma sellist valikut ei soovi ka endale, et ma olen niigi laastanud enda tervist kõikvõimalikel viisidel, aga kui tegelikult inimesed teaksid, mida nad kõike selle laastusega iseendaga teevad, kui nad näeksid jälle seda suuremat pilti, nad ei teeks seda elu ilmaski endaga. Et samamoodi nagu ei osanud mina teistmoodi, täiesti lootus kadunud. Ma mõtlesin, et küll ma nagu nii mingil hetkel, kui ma suren ära, et vahet ei ole. Aga vahe on alati absoluutselt iga meie mõte loob, iga meie tegevus, iga meie tegutsemine loob ja loeb, et alati on vahe. Et mida me oma elult tahame, et seda ma räägingi just nimelt selle ütleme, lootuse kaotusega või et ei ole julgust. Mul ei olnud julgust elada, sest kui ma seal samas koomapalatis ärkasin 3 aastat tagasi, ma olin täiesti ribadeks, ma olin täiesti miinustes, sellepärast et ma olin juba nii palju trahve suutnud endale ka rahalises mõttes nii-öelda, mis saavutused mul seal olid. Et 10 000 eurod võlgasid, uuesti täiesti miinustes siis elu alustamine. Ja nii ma siis otsustasingi haiglast välja saades. Ma võtsin vastu otsuse. See meditsiiniõde aitas mind tohutult. Kui mind polnud varem haiglad, luku taha panekud, polnud mind muutnud, mitte keegi teine tegelikult väljast poolt ei saa meile oma arvamust peale suruda või ei saa meid sunniviisiliselt muuta. Aga see mõni leebe sõna selle õe poolt pani mind mõtlema hoopis teises suunas. Ja see andis mulle lootuse, et ka mul on võimalik normaalset elu elada. Isegi mitte normaalset, vaid suurepärast elu elada. Ja see on alguses põrgu, see on raske, see on tegelikult kirjeldamatu, mis inimesega võib toimuda, kui ta on aastaid nii-öelda alla surunud oma neid tundeid, emotsioone. Kõik see nii-öelda see plahvatus, mis tegelikult kõik tahab ju välja saada inimese seest. Kõik, ütleme, selline rääkimine ja õigete inimestega suhtlemine, mitte pelgalt mingite joomakaaslastega, oma tunnete, emotsioonide ja heade mõtete alla surumine. Ja ma otsustasin abi saada anonüümselt alkohoolikute tugigrupist. Ma leidsin, et see on mulle äärmiselt oluline minu pääsemiseks. Ma käisin seal aasta aega, ma käisin seal iga päev kohal. Kui raske see alguses oli üldse kohale minna, kuidas sa sellest nagu üle said? See oli tegelikult väga-väga keeruline, sellepärast, et esiteks ma mõtlesin, et seal on kõik paadialused. Et ma ei, aga tegelikult ma olin ise kõige hullemas seisus nendest inimestest. Ja raskuseks võiks nimetada veel seda ka, ma olin jalaluud katki kukkunud selle viimase haiglas olekuga, kui mind leitigi 6,9 promillise joobega. Et see on tõesti ime, et ma täna elus olen ja seetõttu ma ka, ütleme, minu soov või taotlus ongi see, et inimesed leiaksid endas selle energia, selle julguse, et kui neil on, ütleme, senine elu pole rahuldanud. Ja jalaluud katki ja käisin, komberdasingi seal tugigrupis siis koha peal. Aga mul ei olnud muud varianti ja need inimesed tundusid mind mõistvat. Kui ma varasemalt olin psühholoogi juures käinud, siis ma läksin tegelikult juba sellise eelarvamusega sinna kohale. Aga kust tema teab, mis mäss minu sees toimub?
mis minu sisemaailmas üldse toimumas on. Et inimestel võib olla hästi palju nii-öelda raamatust loetud ja teadmised olemas, aga kui puudub tegelikult see isiklik kogemus selles vallas, isiklikult läbi elatud kogemus, siis võib olla väga keeruline teist mõista. Aga seal tugigrupis inimesed tundusid mõistvat, nad aitasid, seal sai rääkida, seal sai täiesti vabalt rääkida ja ma saingi rääkida. Kõik need aastate jooksul kogunenud alla surutud tunded, ma sain kõik need välja elada seal. Ja aasta aega seal iga päev kohal käimist, mõnel päeval mitu korda, aga see ei olnud selle tõttu, et ma nüüd kartsin midagi, et ma ei tea, et kas ma nüüd siis kukun pudeli otsa või midagi, et see ei olnud üldse midagi sellist. See oli selline hea soe tunne, mida ma seal seltskonnas leidsin, mida ma seal avastasin. Ja hästi tänulik oli siis ka viia nii-öelda, et ütleme, kui inimene on üle 10 aasta korralikult alla surunud kõike oma elu, elanud täielikus mullis, siis ütleme selline tugigrupis käimine võib hästi oluliselt aidata seda inimest, et kui on see pisikenegi lootus olemas. Pool aastat peale seal tugigrupis käies, tegelikult mul olid hästi tugevad sellised antidepressandid ja rahustid olid veel ka lisaks, aga minuni jõudiski huvitaval kombel üks YouTube'i video, kus siis üks naisterahvas rääkis sellest, et tal on tohutu ravimisõltuvus, et nendest ravimitest või nendest rohtudest pole üldse võimalik lahti saadagi. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, ma elan seda uut elu ja ma olen nii rahul kuidagi sellega, aga tegelikult ma olen ikkagi veel omas mullis. Ja siis toimus see tablettidest loobumine ja sealt tegelikult algas see selginemine. Kas see tablettidest loobumine, see nagu, ma kujutan ette, see on ka nagu väga raske teekond? See oli kordades raskem, kui oli loobumine alkoholist. Sellepärast, et need võõrutusnähud, mis sellest tekkinud olid, see oli kohutav. Ma jätsin tabletid päeva pealt ära. Ma ei... Kuidas sa, ma just mõtlen see, et see on erinevad need sõltuvused, alkohol ja need tabletid. Minul on suur magusesõltuvus, et mina panen seda samasse kategooriasse, see on ikkagi sõltuvus, vaata. Ja. Aga kus seda nagu, kuidas mõtlen, seda tugevust võtta, et jätagi päeva pealt maha ja ei võta 3 päeva pärast või nädala aja pärast, et kuidas sul nagu et tablettidega on sama teema? Jah, ütleme selle alkoholist loobumisega oli selline teema, et ma leidsin endale nii-öelda need uued tuttavad, nemad mind toetasid kõik, sellepärast et tohutu hirm oli üksinda jääda, et kuidas ma loobun nüüd oma nii-öelda seltskonnakaaslastest, oma sõpradest. Aga tegelikult seal ei olnud ju taga tõelist sõprust, seal oligi rohkem selline pidutsemine ja hästi selline pealiskaudseme maailmaga tegelemine. Kui nüüd tablettidest loobumine, kuidas see siis välja nägi, see YouTube'i video, see andis mulle hästi palju. Samamoodi mingisugune nihe minus toimus ja ma teadsin, et ma ei peaks tegema seda järk-järgult, vaid et minu puhul käib see asi kohe ja kõik. Ma ei uskunud endasse veel nii palju, ma igaks juhuks kandsin neid rohtusid kaasas endal, ravimileht oli mul käekotis. Et igaks juhuks, kui nüüd peaks, sest tegemist oli väga-väga tugevate paanikahoogudega, seal oli Xanax, erinevad antipsühhootikumid, antidepressandid ja ütleme, kui inimene on paanikas, siis ütleme seda leevendada ka kõrvalisel isikul on väga-väga keeruline. Need võõrutusnähud hakkasidki siis mõni päev, see tipphetk oli 2 nädalat peale rohtude ärajätmist, et oligi siis oli 2014 detsember, ma mäletan seda nii hästi, mu emal oli teine operatsioon olnud. Minul olid tohutus võõrutusnähud, see oli nagu deliirium, see oli hallutsinatsioonid, see oli kõik kokku, see oli tohutu hirm, mis inimest valdas, mis mind valdas. Ja ma lihtsalt, ja õnneks mul olidki sealt tugigrupist, mul olid inimesed kõrval, kes nägid kõike seda kõrvalt ja kes tegelikult aitasid mind oma hea sõnaga ja kes toetasidki mind.
mulle loeti raamatut ette, Eckart Tollet loeti ette, et kohaloleku jõud. Et ma olen nii tänulik tegelikult ka nendele inimestele ja kes mind tollel ajal toetasid. Ja siis see samas, ütleme, see tablettide, ütleme, see võõrutusnähtude üleminekuperiood kestis umbes paar kuud. Mingil hetkel ma hakkasin oma keha intuitiivselt puhastama, hakkasin tarbima nii-öelda selliseid looduslikke ütleme selliseid keha toetavaid ütleme, üks nendest oli, et kuidas ma keha hakkasin puhastama, oli lutsern. Täna ma mõtlen ka, et kuidas ma siis elatusin, ma elasin oma isa korteris, mul oligi reaalselt invaliidsuspension ja ma tööl ju ei suutnud käia. Et tegelikult selliste, ütleme, väikeste summadega on täitsa võimalik alustada ka ja lisaks mul olid ju need võlad, mida ma siis maksin graafiku aluselt. Et on võimalik loodusest abi saada ja tegelikult alternatiivseid meetodeid on kõvasti rohkem, kui me lihtsalt oleme avatud nendele. Et silmad-kõrvad lahti hoida ja tegelikult tulevad, see on kas või mingite artiklite näol, kas või uute tutvuste näol, keegi soovitab midagi, et sellest ma olen tegelikult niimoodi abi saanud, et just ütleme sellised taimsed mingid preparaadid, kindlasti muidugi ma ei saa ju soovitada kellelegi teisele, et mis temale parim oleks, mis temale sobiks. Need on hästi-hästi äärmuslikud meetodid, mida mina endaga ette võtsin. Näiteks see tablettide ärajätmine päeva pealt, see on tohutult äärmuslik ja see võib olla, see võib olla vägagi ohtlik. Aga mina tegin selle ja mul on see kogemus olemas, et sellest on võimalik välja tulla. Ja just nimelt mingisuguseid, ütleme, looduslikke variante sinna kõrvale. Me ise oleme looduslikud, sünteetika, ütleme, on mingil määral abiks, aga kuna ta ei imendu 100%, sellest tekivad kõrvalnähud. Nagu näiteks? Neid on neid saab Ravimi infolehe pealt lugeda, mis on seal kirjas. Okei. Aga ma lähen korra tagasi, et sa paar korda oled mulle maininud, et sul oli endal nagu see sisemine mäss mingisugune. Ja. Et kui sa nüüd taha peegist vaadata, et millest see nagu tuli ja kuna sa kas hakkas juba keskkooli, põhikooli ajal või ja kuidas see nagu kasvas nii suureks, et kõik need asjad tulid? Jah. Esiteks ma kartsin teistest eristuda. Ma tahtsin kogu aeg kuuluda kuhugi, sellise tohutu kuuluvustunne, et nüüd mul on sõbrad. Sealt tekkis tegelikult ikkagi mingeid vastuolusid, lahkhelisid, see sisemine mäss oligi ikkagi selline pidevate mingite tunnete, selline pettumus, et miks ma ei ole nii ilus, tark ja osav, kui nemad näiteks on, miks ma ei ole, ma ei tea, selline autoriteetsem, et miks mind ei austata ja ma püüdsin kogu aeg siis näiliselt olla keegi teine. Ma olin oma elu, suurim näitleja, oma selles tolleaegses filmis. Kui palju ma tegelikult valetasin iseendale, kui palju ma surusin seda enda päris olemust maha. See, milline ma tegelikult olen. Aga ma tahtsin olla ju nii nagu sellised nagu teised, sest nemad olid ju ägedad, nemad olid ju moodsad, nemad olid ju uhked. Ja kogu, ütleme selline mäss, see, ütleme sellised tunded, need olidki kogunenud lihtsalt minu sisse. Et ütleme sellised, ütleme ka selliselt energeetiliselt veidi tundlikum ma olen alati olnud, tajunud ka ütleme veidi sellist teissugust maailma, sest täna ongi peale seda koomast ärkamist, peale neid haiglaperioode, peale neid tablettide ärajäämist, ma näen seda maailma hoopis teises valguses. See, mis tegelikult minuga toimus, see, kui paljud tegelikult meist kõik üritavad olla keegi teine, see on see samamoodi, kui inimene näiteks ei julge kirjutada mingisugust, kas mingit blogipostitust või kas või paari rida, ütleme, sotsiaalmeedias jagada enda mingit teadlikkust või mingisugust head informatsiooni. See on ju samamoodi, et inimene tegelikult eitab endale iseennast. Ta ei ole nõus iseendaga, ta ei väärtusta iseennast. Samamoodi nagu mina ei väärtustanud iseennast. Ma püüdsin kogu aeg välistest teguritest otsida abi, otsida endale mingisugust tunnustust, olgu see kas või mingisugune pangatöö, olgu see mingisugune, ma ei tea, muu
mis iganes nii-öelda pealtnäha hobi, mingisugune pidutsemine, kõik see oli kõik nii näiline. Ma täiesti totaalselt eitasin iseennast. Aga just see julgus hakkab kuskilt, kui me seda soovime, kui inimene, ütleme, näeb seda lootust, et ka temal on võimalik, ka temal on võimalik muutuda, ka temal on võimalik teistsugust elu elada, ka temal on võimalik väga-väga head raha teha enda annetega, siis kui tal on see lootus ja kübemekeningi olemas, siis sealt hakkab hargnema juba midagi palju enamat. Ja see ongi samm-sammult, kõik ei peagi korraga käima. See ongi aastate pikkune protsess, kuigi mine sa tea, mõned imed võivad sõrmenipsu peale ka toimuda või üleöö. Aga mis siis, kui seda lootusküvet või seda ta ei tea, kus otsida või ei ole või mis inimene teha võiks või hakata tegema? Kindlasti hästi tänuväärt on ju täna internet, et sealt ju tegelikult leiab palju kontakte, et inimene eelkõige võiks ise abi otsida, et tegelikult see on ka üks see alustala, et kui inimene ise abi ei soovi, siis on, ütleme väljaspoolt ka kellegil teisel või pereliikmetel või kui nad näevad, et inimene on hädas, siis on päris keeruline talle midagi selgeks teha, et me teisi muuta ei saa, mida me muuta saame, on vaid iseennast. Aga see inimene, ütleme, näiteks ta võiks hakata abi otsima, sest et neid abiandjaid on tegelikult ju hästi mitmeid, hästi erinevatel tasanditel, hästi erinevatel valdkondades. Et mina täna ju töötan ka terapeudina. Mina viin läbi teraapiaid, toimetan holistilises kliinikus ja inimesed käivad minu juures nõustamisel. Mis iganes ei pea olema üldse alkoholiga seotud teema. See võib olla, kas ütleme rahaküsimused, suhete vallas on hästi palju nõu küsitud. Ja loomulikult ongi siis, ütleme, rahateemad on ka hästi aktuaalsed tänapäeval just. Et kindlasti, ütleme, minu puhul saab abi, aga lihtsalt, et inimesel iseendal tuleb see äratundmine, et kes teda aidata saaks ja kuidas ta seda abi tahaks. Aga mis on need põhiküsimused, kui sinu käiakse suhte puhul ja raha puhul, et üks või kaks küsimus, mida kõige rohkem küsitakse? Raha puhul ikkagi see, et kuidas sellest puudusteadvusest vabaneda ja isegi kui inimene ei oska niimoodi küsida, siis ta ütlebki, et tal on nii palju mured, et tal on firmaga, ettevõttega mured, et kuidas nüüd millest alustada, kas nüüd kuulutada välja pankrot või kas võtta kuskilt uus laen peale ja üritada uuesti. Raha puhul ongi see, et kui see ei käi kokku, alati võiks näha seda suuremat pilti. Et kui see ei käi kokku, ütleme, inimese päris enda sellise südametee või sellise tahtega, et kas ta teebki seda kellegi teise pärast, et sellepärast, et see asi on moes või võib-olla moes, võib-olla see ei ole nüüd päris õige, aga lihtsalt, et kui see ei käi kokku tema päris tahtmisega, siis tal ei pruugigi sellest lõppkokkuvõttes midagi jätkusuutlikku välja tulla. Et ta just leiaks sellise enda tee ja mida ma ise alati hästi rõhutan ongi, et iseenda anded avastada, et muidugi alguses on see keeruline, ei tea, kust pihta hakata, aga tegelikult need tulevad välja. Ja ongi, ütleme, suhete vallas ka, me hästi palju oleme elanud teistele. Et me ei peaks tegelikult elama teistele, vaid just nimelt iseendale. Et jällegi, väärtustades iseennast, kui me ise oleme eelkõige õnnelikud ja rahul, siis on ka meie lähedased õnnelikud ja rahul. Et kui ütleme, et on sellised konfliktisituatsioonid ja ütleme ka inimesel perekonnas on hästi-hästi rasked olukorrad ja ütleme, kas ütleme näiteks partner, kaaslane ei taha kuidagi sellega kaasa tulla, siis inimestel on enda kehtestatud reeglid, et võib-olla nüüd peabki elu lõpuni koos elama. Aga alati on mingisugused muud lahendused, mingisugused muud variandid. Ja hästi palju ollakse mures laste pärast, et laste pärast on paarid koos, et see nüüd oleneb ka hästi palju, muidugi individuaalselt tuleb läheneda sellele, aga just ainult laste pärast ei peaks kindlasti kokku jääma. Et see on sellepärast, et kui pidevalt on sellised konfliktid, sest lapsed tajuvad ja tunnetavad väga-väga palju, mis tegelikult toimumas on. See ei ole see, kui saata lapsed teise tuppa, siis nad ei kuule meie tüli, vaid see on, lapsed tajuvad ja tunnetavad läbi seina. Nad tajuvad ja tunnetavad vanemate hirme, muresid, rõõmu, õnne, ka teisel pool maakera otsa.
See on päris huvitav, et ja ma arvan, neid küsimusi ma võin veel, aga mind huvitaks see, et kui sa ütlesid, sa olid ise miinustes ja maksid võlga ja olid see invaliid selle pensionil, et kuidas sina sellest nagu, et see oli just nagu hiljuti tegelikult, et kas sa oled sellest välja tulnud ja kuidas sa tuled sellest välja ja kuidas see nagu toimub sul? Jah, ma lasin koostada graafikud, neid trahve oli päris palju kogunenud, üllatustena tuli neid postkasti. Ei mäletanud ju suurt midagi tegelikult sellest nõnda nimetatud eelmisest elust. Aga lasin koostada graafikud, lõin endas mingisuguse korrapärasuse, mida mul varasemalt absoluutselt ma ei kujutanud enda puhul ettegi, et mul võiks olla mingisugune strateegia, aga kus siis oligi tegelikult, mulle võimaldati osade kaupa maksmist ja tänaseks on mul makstud. Tänaseks on mul need summad kenasti makstud. Et see võttis küll hästi palju nii-öelda tööd, kui mul see selginemine nii-öelda pihta algas. See oli siis nendest tablettidest on möödas 2,5 aastat. Ja ma asusin tööle postkontorisse ja ma töötasingi tegelikult tolmuses osakonnas pakkide keskel. Ja ma töötasin seal, ma tegin selle nimel tööd, et ma saaksin vähemalt neid trahve, sellepärast, et see raha murekoorem on tegelikult tohutu, mis kukil istub. Ja ma tahtsin sellest võimalikult kiiresti vabaneda. Ja kuna see oli töö, siis mida ma ka nii-öelda kuna selline, ütleme, need võõrutusnähud, see ei olnud ju kõigest 2 kuu teema, et ta ikkagi nii-öelda aeg-ajalt andis endast märkus, et väikesed paanikahood ja siis... Mis sa tegid siis, kui need paanikahood olid? Ma, ütleme, eraldusin kuhugi, ma lihtsalt hingamine, et see on see, et loomulikult alguses, ütleme, esimesed kuud ma olin kodus. Ma olin kodus või ma olin siis, ütleme, koos selle tugigrupi abiga ja lihtsalt me peaksime teadvustama endale seda, et me ei peaks olema kunagi üksinda. Et me ei pea nendest probleemidest, asjadest üksinda üle saama. Aga jah, et see oli minu, ütleme, see töökoha variant oli ka minu egole nii-öelda paras, et umbes juhtidena kuskil tööl olnud ja nüüd siin tolmu sees siin kuidagi moodi sorteerida midagi. Aga see on kogemus omaette ja see kogemus karastab. Ja kuidas sa suutsid selle ego välja suruda? Mis sa endale ütlesid, et ma minu ei usu, et näe, mul ei ole muud valikut siin, ma olengi või sellepärast, et sa pead seda tegema või mis oli sinu jaoks sellel? Mul oli see, et ma teadsin, et see on ajutine. Et ma lohutasin ennast sellega, et kuidagi ma üritasin endast sellist programmi teaduses arendada, et samm-sammult ei saa kõike korraga, alati kui ma olen kõike midagi korraga tahtnud, alati igal pool esimene olla, kõike võimalikult kuidagi kiiresti tahtnud, siis nüüd olen ma teinud hoopis midagi teisiti. Ja see ei olnud ka võib-olla selline, ütleme, selline ego alla surumine, vaid see oli selline leppimine, see oli alistumine. Ma ei saa mitte kuidagi moodi teisiti. Ma pean selle seekord ära tegema. Kui ma pean, olen nii-öelda tahtejõuga läbi elu kogu aeg surunud, siis kasuta seda, ma ütlesingi endale et kasuta nüüd seda tahtejõudu nüüd selles suunas. Et sa tead, et läheb paremaks. See on see lootuse kiirekene, see ongi see lootuse kübemeke. Ja ongi läinud palju paremaks. Sest tegelikult see ei olnud ju, see oli ju alles, mõni aasta tagasi. Ja ütleme, sellest alates, loomulikult ma ei, ütleme, see ei ole nii-öelda minu eesmärgid postimajas töötada ja ma liikusin sealt edasi. Oligi mingisugune, ütleme, mingi periood ma ei käinud tööl, siis ma nii-öelda puhkasin. See oli ka, et perekonnas oli selline suurem kaotus ja isikliku lähedase tõttu ja siis ma võtsin endale natukene puhkust ja olin natuke Tallinnast väljas ja mõtlesin oma elu üle veel kord järele. Aga siis tulin
sügisest üle-eelmine aasta olin Tallinnas tagasi ja kandideerisin, ma käisin töömessil ja mõtlesin, mis see siis ära ei ole, et muidugi ma lähen sinna, et ma vaatan, lähen kandideerin kuhugi. Ja ma sain tegelikult endale väga toredas ettevõttes turunduse alal tööd. Ja need olid sellised inimesed, kes mind tööle võtsid. Nad ei tahtnud näha minu CV-d ja nad tahtsid näha, mis inimene ma täna olen. Ja ma rääkisingi, mis inimene ma täna olen, kes oli minust selleks hetkeks saanud. Ja ma teadsin, et minus on see seismine sära ja see, mis nii-öelda üha enam välja paistab. Ja ma sain selle töökoha ja ma olin tohutult uhke. Ja tuligi turundustöö ja hõlmas sellist müügitööd ja ütleme sellist lepingute sõlmimist ja mingil hetkel siis toimus ütleme selline muutus minus, kus ma mõistsin, et aga miks mitte teha ütleme sellist müügi- ja turundustööd ise endale. Et äkki ma ei peaks kellegi teise heaks töötama. Et mis siis, kui ma ise oskaksin tegelikult ju raha teha. Ja siis oli minu jaoks tegelikult selline päris huvitav periood, ma andsin töörast lahkumisavalduse. Enne seda ma olin kirja pannud artikli enda sellest elust. Olin kirja pannud artikli ja ma ei teagi, jälle selline väike lootus või et äkki midagi kuskil muutub ja tulin töölt ära, hakkasid hästi paljud sellised erinevad nii-öelda, ma tekitasin endasse sellise suurema tühja ruumi, ma andsin endast selle töökoha vabaks, töötamise kellegi teise heaks ja ma olin avatud uutele mingitele variantidele. Ja hakkasid minu ellu tulema erinevad variandid, ka investeerimisvõimalused. Ma ei olnud ju ennast nii kuidagi, ütleme rahaliselt ju veel nii balanssi saanud, aga mina oma seda investeerimisteekond alustasingi 90 eurost. 90 eurot oli see summa, mis oli minu. Ma investeerisin ühte tuluprojekti, kus siis ongi, ütleme, igakuiselt see summa toodab mulle tagasi. See on nagu hoiustamine panka. Pangas, ütleme, on väga-väga väikesed, ma ei teagi, palju need intressid on, kas ta 1% aastas võib-olla on tuluprotsent, heal juhul, jah, et olen kuulnud, et inimestel tuleb suuremate summade puhul peale maksta, kui nad soovivad raha pankades hoida. Aga see oli 90 eurot ja ma panin ta kasvama ja nii-öelda ta kasvas, aga kuna tegemist ongi siis affiliate marketingiga ehk siis soovitusturundusega, ma nägin ise, et sealt raha laekumised ilusti toimusid, need summad on ju tegelikult nii väikesed, aga just tänu sellele, et seda projekti edasi soovitada, kõik toimib ja nii ma seda turundustööd hakkasin ise enda heaks tegema ja minust sai täitsa ise enda perenaine. Ja seoses selle artikli ilmumisega ilmus Delfi Alkeemias ilmus see lugu, mis ma olin endast kirja pannud, ka sealt nii-öelda hakkasid inimesed minu poole pöörduma, aitan, kui oskan ja ka sealt nii-öelda selleks on kujunenud välja tänaseks ka teraapiad holistilises nii-öelda valdkonnas, sellepärast, et kõik on meie selline keha, hinge, vaimu koostöö, et me peaksimegi olema, tasakaal on põhiline. Aga ütleme, kui nendest investeerimistest veel edasi rääkida, siis üha enam inimesi on liitunud nende programmidega, on liitunud projektidega, tänapäeval on see väga-vägagi võimas ärimudel. Miks ja tänaseks on see minul välja kujunenud siis investeerimisega krüptovaluutasse, et see hõlmab ka sellist nii-öelda mängimist, treidimist, nii nagu me ka alguses rääkisime, et jah, et on võimalus võita, on ka võimalus kaotada. Aga just nimelt on ka mingeid kaotusi mul läbi elatud, aga ongi see kogemus omaette, et ütleme ka kõik inimesed, kes on tänaseks suuremad juhid või miljonärid, neil on ka kõik mingil määral läbi kaotuste, sest et need
vormivad ka sellest inimesest sellise teadliku inimese, neil on see kaotuse kogemus olemas. See tähendab seda, et nad oskavad oma edasisi samme targemalt moodustada. Üks selliseid küsimusi või asju, mis mina viimasel ajal hakanud iseenda küsima, et mul on ka, nagu kõigil, et me teeme asju valesti ja me õpime niimoodi, aga või mingi kohtumine läinud hästi või mis iganes, et selline negatiivne asi, mis mina olen hakanud ütlema, et ma ei mõtle enam seda. Ma lihtsalt küsin, mida ma õppisin sellest. Ja mul on hoopis, ma ei mõtle selle või miks ma hakkama ei saa või miks mul ei oska või midagi süükast, või pigem ongi see, et kui isegi kas mingi saade või mis iganes välja ei tule, siis ma mõtlen see, et mis ma õppisin. Ma õppisin seda, et ma mikrofoni pane enam niimoodi või ma ei tee enam niimoodi või ma vaatangi, et patareid on täis, et mikrofoni ei saa tühjaks, et kõik asjad juhtuvad. Ja see on, ma arvan, et see on täiesti normaalne ja ma arvan, et inimesed ise panevad endale liiga suuri ootusi kõikide asjadega, eriti kui esimest korda teeme. Kui esimest korda teeme, siis kõik peab õnnestuma. Et tegelikult see ei ole nii, et see on lihtsalt minu selline õppetund olnud. Ongi, et see on ikkagi, ütleme, selle taga, et inimesed kardavad ebaõnnestuda, on ikkagi hirm pettumuse ees, sest pettumus on ju nii valus, ei taha ju enam seda pettumust. Ja ütleme selle, et kuidas siis ütleme sellisest pettumushirmust ja üldse nendest hirmudest välja tulla. Ikkagi, me ei ole loodud üksinda eksisteerima. Alati on keegi, kes kuskil oskab aidata. Keegi, kes oskab kuskil nõu anda. Keegi, kes on kuskil mingi artikli kirja pannud enda kogemuse põhjal. Ja siis sealt, ütleme, sellest informatsioonist lähtudes paneb selles inimeses endas midagi küsimusi esitama, ütleme mõttes. Ja need vastused tegelikult tulevad. Et tulebki lihtsalt mitte enda mõtetes jaurata, et kuidas ma nüüd hakkama saan ja et ma pean midagi tegema ja kuidas ma ei oska ja ma ei taha ja selline suur pressure on peal kogu aeg. Aga ei peaks tegelikult, et kui ollagi nii-öelda sellises vabamas olekus, mitte nii väga pingestatud olekus, siis need asjad toimivad iseenesest. Pluss veel see, et ongi, et nagu sa ütled, et inimesed on artiklid ja asja kirjutada, et mina soovitan kuulajatele kõigile, et võtke ühendust inimestega. Et selle mõttes, et ärge eeldage, et neil ei ole aega vastata või nad ei taha teid aidata või midagi sükast. Et lihtsalt kirjutage kiri, kui tule midagi, siis tule, aga vähemalt olete sammu teinud vaata. Ja teine asi, mis mind on väga palju aidanud just ka sellest raskest olukorrast, ongi just tänulikkus. Absoluutselt. Et isegi kui mul ei ole mitte kedagi teist, siis mul on see tänulikkus olemas ja ma ei saagi, mul enam ei ole ühtegi halba päeva. Et selle võttes, et see tänulikkus lihtsalt teeb selle kogu selle päeva sul nii positiivseks, et ongi ja siis ma hakkangi küsima, mida ma õppisin sellest ja kuidas ma saan paremaks teha. Ja see on minu meelest nagu väga lihtne selline meelemuutus, mis on samamoodi nagu sa ütlesid hästi pikk. Ja see tuleb seda tuleb harjutada lihtsalt. Tulebki harjutada ja just selle ütleme sellise eesmärgiga äkki, et mis on tänulikkus? Tänulikkus on ju tunne. Ma mäletan seda siis, kui ma aasta aega olingi elanud uut elu ja ma tähistasin seda koogiga ja mõtlesin, et see ongi nüüd minu uus sünnipäev. Et ma ärkasin sellest koomast ja nüüd on sellest aasta möödas ja ma elan hoopis täiesti teistsugust elu ja hoopis teiste lähedastega ja hoopis uute teadmistega ja hoopis suurema pildi nägemisega. Ja ma mäletan, et ma küsisin sellel samasel päeval, kui mul sai aasta mööda sellest viimasest koomast, ma küsisin, et mis asi see tänutunne on, et ma võin ju öelda aitäh ja ma olen õnnelik ja ma olen tänulik, aga mida see tänutunne, mida see päriselt tähendab? Ja siis ma tundsin seda tänutunnet, võt seda, kuidas nüüd seda sõnadega kirjeldada, see on selline väga hea tunne. see on see, et mul ei ole rahaasjad korras, mul ei ole elu veel korras, ma ei tea, mul on koduga, vaatan, et kuidas saan toidu, kuidas ma saan lauale, aga see on see tänutunne, mis on see, et ma elan, et ma päriselt elan ja tegelikult ma tean, et kõik läheb nii, nagu minema peab. Ja ma lisaks sinna veel selle, et kõik need asjad on toimuvad su elus, mis need mured on, aga kui sa tunne, et just see, et kõik asi juhtub, sa ei tea kuna, aga ma tean, et see juhtub,
aga just see, et sina kontrollid seda, mitte see, et elu kontrollib sind ja ma, see on nagu see kõige suurem nagu see tänutunde, see, et ma olen tänulik, et mina teen need valikud, mitte see, et minuga juhtuvad need asjad, vaid et mina otsustan, et näe, nüüd see juhtub niimoodi, jah, lähedasi võib kaotada neid asju, neid sa ei saa kontrollida, aga mingid asjad, et ma teadlikult tean, et ma kontrollin neid ja see olen mina, kes seda teen, mitte elu. Ja ma arvan, et see on ka nagu üks minu jaoks nagu tänutunde nagu hästi siuke suur nagu pluss tulnud juurde. Ja, see on see otsustamine. Ja tõesti, kui tundub, et ei ole mitte millegi eest tänulik olla, siis meil on see elu ja meil on tahe, tegelikult see kõigil on olemas. Ja meil on võimalus vastu võtta otsuseid. Ja see kõik on täiesti tasuta. See kõik on lihtsalt ühe otsustamise, lihtsalt ühe mõtte kaugusel. Ja kui see endas suuta endas luua, siis see on täiesti fantastiline, mis sellest välja tulema hakkab. Täiesti uus elu. Ja no sellele ma lisan, et see tuleb kannatlikult ja järjepidevalt. Et see ongi see kõige alus, et asjad ei juhtu ühe päevaga, asjad juhtu ühe nädalaga, asjad juhtuvad võib-olla 2 kuuga, võib-olla 3 kuuga. Et see ongi see järjepidevus, mis mina ise nagu näen. Ja, aga mingil määral asjad võivad juhtuda ka mõned asjad üle öö. Näiteks mingisugune teadlikkus võib täiesti... Ei, teadlikkus küll, aga just see, et see just see tänulikkuse tundmine ja kõik see, et mina isiklikult arvan seda, et loomulikult on ka vastupidisi näiteid, aga just see, et see võtaki, see on nagu selle oma isikliku distsipliini loomine. Et ma teengi seda iga päev ja võtangi minuti või 5 minutit või 3 minutit või 10 minutit, mis iganes on, aga ma teen seda iga päev ja mingi X aeg ja siis see hakkab. Et siin on jälle võib-olla see küsimus, et mida keegi distsipliini all mõistab, et võib-olla mõne jaoks see distsipliin tundub juba lihtsalt niivõrd hirmu äratav ja et inimene on võib-olla nii kuidagi ennast kogu aeg karistanud või nüüd mõtleb, et nüüd ma pean jälle mingi asja enda, mingi reegli välja mõtlema. Et tegelikult need asjad tulevad loomulikult ja igalühel ongi omad meetodid. Jah, aga järjepidevus tõesti ja just see, et et mida silmas pidada selle kohaloleku all, see ei tähenda seda, et ma nüüd ei planeeriks endal tulevikku ja ei seaks endal eesmärke ja ma teen seda, et planeerin enda tulevikku, see on eesmärke, aga see, et ma elan ikkagi praeguses hetkes korraga, sest et kui ma praeguses hetkes, kui me tunneme ennast hästi, siis see on see, mis loob midagi enamat. Kui me oleme praeguses hetkes sellised mures ja pinges ja nii-öelda kokku nagu krampis, siis see ei loo midagi enamat. Sellepärast võikski ennast ütleme, vabaks lasta. See võib olla keeruline, aga see ongi see järjepidevuse, ütleme, harjutamine. Vaata see just see stressi suremise, see ongi see, kui sina ei kontrolli elu. Ja see on minu jaoks nagu see hästi suur nagu muutus olnud. See, et nüüd praegu kontrollin mina. Ja mina teen otsused, et need võivad valed otsused olla. Aga see on minu otsused ja ma õpingi nendest. Ja, ongi, et inimestel tekiks see julgus ise enese elu eest vastutus võtta. See ju, see peegeldub absoluutselt igas eluvaldkonnas. Kui inimesel on ise enda üle, ma ei tea, kas seda nüüd päris kontrolliks nimetada saab, aga ise enda elu, ta on avastanud selle enda väe, siis jällegi kõik sujub justku iseenesest. Loomulikult selleks tuleb tööd teha, vastavaid samme, infot koguda, aga ma täiesti usun seda, et igal inimesel on oma mingisugune teema, mis teda huvitab, et ta võikski võib-olla seda siis endas arendada, kõik need on oskused, mida me arendame, seda, et ei ole tegelikult õiget või valet, mingi on sobivam, mingisugune asi mitte ja see ongi täpselt, mis ei ole nii sobivam, see on lihtsalt siis ütleme, ongi kogemus omaette enam nii ei tee, nüüd katsetan midagi muud, valikuid on meil ju nii palju. Lihtsalt tuleb kuskilt alustada. Jaa, lihtsalt tuleb kuskilt alustada. Ja see on super. Ma arvan, et siinkohal on hea panna sellele punktist, mul on tunne, et me võime veel päris palju asju ja päris pikalt veel nagu rääkida. Aga ma küsin sult küsimused, nagu ma olen ka teistelt lugude kangelast küsinud, et kuidas sa ise endal nagu hommikuid alustad, mis on see esimesed 60 minutit, kas on mingi kindel rituaal, mida sa teed iga hommik või tähendab tegevused? Jaa, esimese asjana ma käin hommikul jooksmas. See on umbes 10 minutit. Eriti meeldib mulle siis, kui vihma sajab. See on nii mõnus rahu sees joosta. Siis on, ütleme, sellised iluprotseduurid, mida ma siis hommikul läbi viin.
ütleme, nahaga siis valmistan endale toidu, siis ma lähen trenni, täitsa selline tavaline, tüüpiline, ma ei tea, kuidas nüüd tüüpiline, aga selline sportlikum eluviis. Et niimoodi sa saad oma päevad alustad ja paned käima? Jaa, niimoodi ma alustan oma päevi. Ja muidugi on siis vahetavahel ka, kuna mul täna on hästi-hästi kiire elutempo tänasel päeval, siis võiks olla rohkem selliseid hommikuid, kus ma saaksingi rahulikult nii-öelda mõtiskleda või kuidagi iseenda sisse vaadata natukene rahulikumalt. Et selliseid hommikuid võiks lihtsalt rohkem olla. Sa saad ise tekitada neid? Absoluutselt. Kuidas sul suhe on mentoritega ja kas ise ka mentoritad inimesi? Ja minul on suhe mentoritega on hea, mõned mul on, kuna jah, ma mainisin, et mul on hästi kiire elutempo ja tegelen sellise spirituaalse ja hästi materiaalse raha maailmaga käsi käes, siis minul on endal inimesi, kelle käest ma saan ise nõu küsida, kes on mind toetanud ja mind toetamas. Ja ise mentorlusena toetan päris paljusid ja aitangi sellepärast, et ütleme juba selline minu üheks andeks ongi see, et ma tajun seda inimese küsimust, ma aitan tal endal kergemini vastuseid saada, et päris sellel inimesel ise endal. Et seetõttu mul on hästi palju suhtlust inimestega, kes siis paluvad ka abi. Kui sul oleks võinud panna üks reklaamplakat kuhu Vabaduse väljakule või Raekoja platsi, mis ei ole reklaam? Mis oleks see sõnum või slooga, mis sa inimestele tahaks seda läheksid? No mul tuli esimesena kohe julge elada. Julge elada. Muidugi see on hästi selline võib-olla pealiskaudne, aga võib-olla töötab. Töötab, mul kindlasti töötab. Et kui oleks üks asi, et sul oli hästi kirev saade, et mis oleks üks asi, mis sa tahad, et kuulajad kaasa võtaksid sellest saates, kui mitte midagi muud ei võta, mis oleks üks asi, et kas nad hakkaksid tegema või õpiksid sellest loost? Kindlasti ütleme selliseid lugusid kuulateski tekivad ju inimesel ise endal mingid paralleelid või mingisugused küsimused, et tegelikult see on juba see, mis edasi viib. Ja just nimelt, et see tegutsemine, et küsidagi endalt, et kuidas tema võiks edasi minna enda eluga, lihtsalt endale meelde tuletamiseks veel, me ei ole üksinda, et meil on alati keegi, kes kuskil oskab aidata, kes kuskil oskab nõu anda, ja mida inimesed veel kaasa võtaksid. Just seda, et kõigest on võimalik tegelikult terveneda. Meie keha tuleb välja väga paljudest sellistest traumasituatsioonidest ja et me ei kaotaks lootust. Me elame, millegi pärast me elame seda elu ja alati on kõigel põhjus, mitte midagi ei juhtu põhjuseta. Ja et inimesed ei kaotaks lootust, et nad julgeksidki elada. Et nad leiaksid endas selle julguse. Kas või ise endalt mõttes küsida, kuidas ma leian selle julguse endas elada? Või kuidas ma leian endas selle julguse elada? Ja samamoodi hästi elada, suurepäraselt elada. See, et me ei oleks kammitsetud ega piiritsetud mingisugusest raha puudulikkusest. Et tuleb ka raha. Ja loomulikult see finantsteadlikkus ja ütleme üleminek krüptorahale ja me elame muutuste ajal ja me ei ole niisama praegusel ajastul sündinud siia. Absoluutselt. Ja lõpuks, kuidas mina või me kuulajad sulle abiks olla? Kindlasti, kui on küsimusi, siis võib minu poole pöörduda. Mina olen sulle, Indrek, väga-väga tänulik, et sa mind saatesse kutsusid selle võimaluse eest. Ma olen tänulik iseendale, et ma sellest võimalusest kinni haarasin. Ja ma soovin kõigile meile tohutult edu, uusi võimalusi, avastamisi, avatust
neid võimalusi vastu võtta ellu. Et ma olen tohutult tänulik kõige eest ja see on see tänutunne. Super. See on väga hea koht, kus saab kinni panna täna. Aitäh, Jana! Aitäh sulle! Yeah. Nii, päris pikk lugu tuli täna, et samas selle oleks võinud veel pikemaks teha, et seal oli nii palju küsimusi tekkis mul selle saate jooksul, mida oleks Janale veel tahtnud esitada, et ikka suured tänud, et ta oli nõus jagama, seda kõike tegema. Kujutan ette, see ei olnud eriti lihtne ja ka kerge ja ma loodan, et siit tuli nagu päris palju õppetunde paljude jaoks, et mida teha, kuidas teha ja miks mitte teha ja kõike, et kuidas nagu hakkama saada ja ma arvan, minule pani see nagu hoopis teistsuguse vaate maailma, sest minul niisugust elu pole nagu eriti kunagi olnud, et nii korralikult mingites sõltuvustes ja nii olla, et väga, väga värskendav ja hea teada, et sellised inimesi on olemas, kes on nõus jagama ja ka aitavad teisi, et siin polegi midagi öelda. Et kindlasti kirjutage, andke teada, mis te arvate nendest asjadest, kirjutage mulle indrek@hakkametegutsema.ee, saatke mulle kirju ja käige lehtedel ja olge head üksteise vastu. Ja olge head, positiivsed ja kannatlikud ja kõik asjad juhtuvad õigel ajal, nii kus peab. Aitäh teile!